Toetus president Alar Karise jätkamisele on suur. Nii selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest. Kõik teised avalikkuse eest läbi käinud nimed on juba kordades väiksema toetusega. Ka Riigikogu erakondade seas oleks tal päris palju hääli, võimalik, et lausa nõutud 68. No kas põhimõtteliselt on asi tehtud ja Alar Karis on ka järgmine president? No Isamaa vaates ma arvan, see oleks mõistlik lahendus. Seal on eeldus muidugi sellele, et president Karis ise on valmis siis toetuse korral uuesti kandidaat olema. Ma loodan, et ta selle seisukohani jõuab. Ja teiseks loomulikult eeldus, et need parteid, kes ei ole välistanud, aga ei ole öelnud, et nad on valmis Alar Karist toetama, et seda ka teevad. Ma tean seda, et Keskerakond on algusest saati juba välja öelnud, et Alar Karis võiks jätkata ka teisel ametiajal ja kindlasti me ootame tema poolt signaali, et ta selle signaali ka annaks, sellepärast ka rahvas seda ootab ja rahva seast on tõesti populaarne. Alar Karis on kahtlemata väga tugev kandidaat vabariigi presidendi kohale ka järgmiseks 5 aastaks ja seda ka tegelikult Reformierakonna jaoks. Ehk tegelikult ma olen päris kindel, et Alar Karis on üks nimi meie kunagi tekkivast nimekirjast, kelle hulgas siis fraktsioon ja juhatus omapoolse valiku teeb. Sellega jõuame juba agadeni. Esimene aga on see, et pole teada, kas Alar Karis ise ka ikka tahab. Ta on kas keeldunud sellele vastamast või öelnud, et pole veel otsustanud, mida ta tahab. Ning see on ka mõistetav, sest üldiselt ütleb ajalugu, kes ise ennast väga esile pakub või liiga vara välja käiakse kindla kandidaadina, see lastakse enne valimisi auklikuks. Ja mina ütleks selle kohta, et Alar Karis väga õieti teeb, et ta ei tee selle otsust täna homme, sellepärast, et me tegelikult teame kõik, et mis on juhtunud nende kandidaatidega, kelle nimed võimalikult vara välja käiakse. Selliseid ümbernurga jutte nimetab Reinsalu aga mängurluseks. Mulle tundub, et selle taga on pigem teatud poliitiline mängurlus. Et kui me vaatame praegu ka avaliku arvamuse toetust, siis see on ülekaalukalt eelistab Alar Karise jätkamist ja ma arvan, et poliitikad ei tohi ka kõrvu sulgeda selle ees. Ja teiseks meil on aru saada, et praegu on neid üllatustest, mis on siin Eesti poliitikas viimasel ajal olnud, on inimestel kõrini. Inimesed tahavad ka mingisugust stabiilsuse momenti. Samas kahtlustavad mitmed erakonnad kuluaarides hoopis Isamaad veesogamises, sest alles äsja rääkis Reinsalu valimiskogus valimise tähtsusest, aga korraga on Isamaa asunud kindlalt toetama Karist juba Riigikogus. Sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 ei välista samuti Karist, aga nende tipp-poliitikud on meedias öelnud sarnaselt Reformierakonnale, et kaaluda tuleb laiemat ringi. On ka öeldud, et me peaksime nagu ka ringi vaatama, võib-olla on ka teisi kandidaate, aga seda me nimetamegi mänguks. Tegelikult arvestades praegu olukorda, et meil on ebastabiilsus nii Eesti riigis kui ka väljaspool ja tegelikult Alar Karis on ju ainuke institutsiooni esindaja, kes on olnud siin pidevalt 4 aastat olemas. Ta on läbi elanud erinevad siis kriisid, on ta siis koroonakriis, energiakriis, sõja algus, praegunegi periood. Ainsana on Karise toetamise välistanud EKRE.